Nii, tere. Jätkame siis oma raamatu lugemist. Et oleme jõudnud siis ühe peatüki, mõtlen kohe. Ühe peatüki peaaegu lõppu. Jah. Et ma siin 2 peatükki jõuan lugeda. Rohkem lihtsalt ei jõua suvesi pära. Et tänase peatüki pealkiri on energia toimimise avastamine. Võib-olla olingi valinud õige suuna, pöördudes oma keha energiasüsteemi poole, kuid ma polnud veel lahenduseni jõudnud. Igatsesin protsessi, kus puuduks sõltuvus pikka aega pruugitavatest retseptiravimitest või ei tarvitseks keeta, sõeluda, kurnata ja juua. Nina kinni surutud ravimteed, nagu protseduur ette nägi. Asusin otsima muid tervendamisvõtteid, mis mõjutaksid keha habrast energiasüsteemi. Kui leidsin lõpuks määratluse energiameditsiin, köitis see mind otsekohe. Energiameditsiin on keha energia tasakaalustamise ja võimendamise protsess eesmärgiga suurendada keha heaolu. Olen lugenud sellest kõike, mis on ette juhtunud. Energiameditsiinist ning hakkasin iga päev harjutama mitmesuguseid energiavõtteid. Päehaaval oli tunda paranemist. Panin tähele, et valuvaigistitest, mida olin juba 15 aastat menstruaaltsükli ajal manustanud, oli nüüd tõepoolest abi. Parem mõjusid need üsna nõrgalt või polnud nende toimet üldse tunda. Ja veel miski, millest ma täpselt aru ei saanud, tundus teisiti olevat. Ma tundsin ennast justkui toekamalt, vist koguni pisut õnnelikumana. Ja oli tunne, nagu oleksin taas kindlalt õigel rajal. Uskusin, et see oligi see, mida olin ammu oodanud, kuni mõistsin, et piiratud tähelepanuvõime tõttu ei suuda ma oma energiavoogu piisavalt juhtida. Menstruaaltsüklite vahel kulutasin iga päev tunni või enamgi, et mu energia kuhugi ei takerduks. Menstruatsiooni ajal jälgisin seda kogu aeg hoolega, sooritades valu leevendamiseks ühe harjutuse teise järel. See uus ülesanne, tsükli pidev jälgimine, käis mu intuitsioonile risti vastu. Hoolimata tundest, et ma pole veel kõigest täielikult aru saanud, jätkasin tonna energiameditsiini protokollide järgimist, kuid otsustasin need tervendamisele süvitsi läheneda, nüüd tervendamisele. Tahtsin teada saada, miks või kuidas mu energia üldse kuhugi takerdus. Miks mõni inimene terveneb jäädavalt ja täielikult, teised aga mitte. Olin kohanud oma teekonnal mitut inimest, kes olid tervenenud oma hädadest nii lihtsalt, et see vapustas mind nagu noahoob selga. B-vitamiini süstid, hiniini manustamine, gluteenivaba toit või muud sama lihtsad võtted. Miks siis mina ei saanud kõigest sellest abi? Jõudsin kiiresti selgusele, kui üksnes keha ravimine ei kõrvalda tervisehäiret, siis võib-olla ei peitu selle põhjus ainult kehas. Lüngad positiivse mõtlemise teel. Ehkki olin alati pidanud ennast igaveseks optimistiks. Hakkan nüüd kahtlema, et olen vist positiivse mõtlemise koolist välja langenud. Või siis oli õppimine arvatust keerukam, aga mina polnud veel piisavalt kaugele jõudnud. Mis siis, kui mõtete ja emotsioonide koosmõju oli nii ulatuslik, et just see osutus kogu minu nõdra tervise põhjuseks. Just siis hakkasingi tasapisi oma elu vaatlema, mitte vigu otsides ega etteheiteid tehes, vaid selle minus peituva südamekujulise õõnsuse põhjast, mis oleks nagu just
praegust hetke oodanud, teades, et oskan seda nüüd kuidagi täita. Olin avanemas võimalusele, et minu elu ja mina ise olime panustanud midagi sinna, kus ma viibisin, ehkki ma ei saanud veel täpselt aru, kuidas. Olin ju just mina ise see ühisnimetaja mustris, mis kujutas mu kõiki erisuguseid haigusi, eri eluetappidel. Selgemini kui iial varem mõistsin äkki, kui vähe ma tunnen seda vabanemise, haavatavuse ja elu usaldamise kunsti. Olin elus alati püüdnud kõike kontrollida, veendunud, et mu maailm on nõnda ohutum. Pidin endale alati meelde tuletama, et stressi ajal on tarvis sügavalt hingata, sest vastasel korral oleksin paistlikult hinge kinni hoidnud. Surusin sageli pisarad alla, kui need tahtsid silmist pursata, sest soovisin olla inimene, kes ei lase ennast millestki mõjutada. Minu emotsioonid tundsid ennast kehasse suletuna ohutumalt. Aga ma ei mõelnud, mis on selle hind. Minu mõistus on loogiline, rahulik ja talitsetud ning oma südant kohtlesin sageli nõnda, nagu peaks see olema samasugune. Olin alati olnud kalju, nagu paljud mu sõbrad mind kutsuvad. Tajusin küll paistlikult, et teiste probleemide omaks võtmine oli mulle taagaks kaelas, aga leppisin sellega siiski kõhklematult. Arvasin, et minu intuitsioonil on midagi viga, aga siis sigines arusaam, et ma olin teda hoopiski eiranud, kui ta mulle midagi sosistas. Tundsin ennast ebamugavalt, kui pidin langetama otsuseid, mis ei lähtunud raudsest loogikast. Olen tähemärgi poolest läbi ja lõhki neitsi. Vajasin loogilisi ja legitiimseid põhjuseid, et vabaneda endale ebasoodsatest suhetest, töökohtadest, mis mulle ei sobinud ja muust taolisest. Ja veel, mind ajandas hirm, mitte seda laadi hirm, mis ilmutab ennast foobiates, vaid niisugune hirm, mis tekitas minus iga päev ja igal võimalikul viisil ebakindlust. Ma lugesin, uurisin, ma istusin, ma süvenesin. Sain avastatu võimalikust tähendusest teadlikuks. Mõistsin, et ajus läbi töötamata emotsionaalne energia, mõtestamata kogemused, piiratud uskumused, mil viisil maailm peaks toimima, hirm, negatiivsus ja enamasti leplik alistumine, kui sind lahutatakse sellest, mida sa oma südames õigeks pead. See kõik teeb su õnnetuks, vähe sellest ka haigeks. See oligi minu positiivse mõtlemise pusle puuduv tükike. Ehkki positiivne mõtlemine oli aidanud mul üsna kaugele jõuda, ei suutnud see siiski mu elu täieliku tervenemise poole pöörata. Mõistsin nüüd, et kõik need pusletükid suurendasid stressi ja rõhusid mind liiga raskelt, ehkki keha oli pärast tüvirakuteraapiat sõna otseses mõttes taas sündinud. Tagasi vaadates olen täiesti kindel, et mu puugihammustusest saadud lüumitõve naasmise kartus oli nii ähvardav, et see hirm ise kahjustaski mu tervist uuesti. Usun, et mind ravinud Londoni arstide kõigest vabanemise võte aitas mu kehal seesmisest paanikast vabaneda ning taas tervenemisele häälestuda. Aga ma teadsin, et ainuüksi selle hirmuoleku mõistmisest ei piisa. Kui tahtsin olla terve ja terveks ka jääda, pidin leidma viisi, kuidas senist mõttemaailma muuta. Nii, ja nüüd on jäänud siis üks peatükk. Selle loen ära. Nii, suu kuivab täiega. Ei võtnud vett ka endale. Sa suudad ennast tervendada. Minu arvates teadis doktor Schroff, et ehkki ma tookord tema sõnu ei uskunud,
Olin sellele siiski lähedal. Lõpuks ma siis peatusin. Lihtsalt jäin seisma. Loobusin osutamast sümptomitele ja sündroomidele, nagu ka nende oletatavatele välispõhjustele. Pöördusin selle asemel sisemusse. On olemas ütlus, et kui õpilane on valmis, siis ilmub ka õpetaja. See on tõepoolest nõnda. Avastatud informatsioon polnud küll uhiuus, aga paljud meie mõistmised või ilmutused ei tulenegi informatsioonist, millega me pole kunagi kokku puutunud või mis meis juba varasemast peitus. Võtmesõna on valmisolek. Võid näha või kuulda ühte ja sedasama, kas või 100 korda, kuid sinu olemus võtab selle vastu alles siis, kui sa selleks valmis oled. Ma pidin jõudma hetke, kus haigus, rusutus ja võitlus olid mind nii rängalt vaevanud, et ma lihtsalt keeldusin selles kõiges kauem osalemast, mitte sellesse hetke, kus oleksin asunud sellega võitlema või seda trotsima, vaid just sinna, kus mu vaim oli loobumas. Olin valmis sügavalt hinge tõmbama, naasma uude algusesse ning jõudma lõpule kogemusega, mida olin omandamas. Äkki tundsin ära hetki oma elus, kui olin haigusega rahul olnud. Vististi kuskil alateadvuses mõistes, et see on minu pääsetee teiste inimeste koorma kandmisest. Kui andsin endale loa hoolitseda kõigepealt iseenda eest, siis oli see kuidagi võõrik, aga haiguse jooksul võtsin selle kergesti omaks. Võib-olla mingil tasandil uskusin koguni, nagu annaks põdemine mulle mingi turvatunde, milleni ma poleks teisiti jõudnudki. Haigus varjas mind maailma eest, milles mul oli lihtsalt liiga raske iseendaks jääda. Irdusin oma seesmisest olemusest ning hälbisin kursilt, ilmselt nii kaugele, et mu keha rääkis minuga ainsalt mõistetaval viisil, sümptomite kaudu. See eneseavastamise protsess ja vabanemine kõigest, mis ei teeninud enam elu, mida ma kirglikult ihaldasin, polnud ei dramaatiline ega vapustav, kuid see oli elu ja surma küsimus. Kolmeastmelise lähenemisviisi varal, mida ma sinuga selles raamatus jagan, tulin toime sellega, mida arstid ei suutnud minu heaks teha, millega tüvirakud hakkama ei saanud ning mille kohta paljud arvasid, et seda ei juhtu kunagi. Ma paranesin täielikult ja püsivalt. Protsessi käigus veendusin täielikult ühes asjas. Et Lyumi tõbe ei põhjustanud ainult puugibakter, mida sain puugilt ning menstruaalhäired ei tulenenud üksnes hormonaalsest tasakaalutusest. Usun, et tüvirakuteraapia algatas minu keha füüsilise paranemise. Kahtlemata toetas seda ka minu isiksuse areng Indias viibimise ajal. Ent lõpuks juhtus siiski, et kui tavapärasesse ellu naasin, hakkas miski taas väehaaval mu tervist õõnestama. Olin muutnud oma füüsilist keha, kuid jätnud oma elu ja suhted sellega endiseks. Tean, et emotsionaalne tasakaalutus mõjutas jõuliselt minu immuunsüsteemi. Usun sedagi, et mu keha püüdis igati sellele tähelepanu juhtida. See üritas mulle öelda, et minu eluviis ei ole kooskõlas selle minuga, kes mulle oli määratud olla. Sain teada, et haigus võib tagasi pöörduda, kui selle lätete järele ei jõua. Näitekirjanik Katori Hall kirjeldas seda kõige täpsemalt sõnadega. Näis olevat nõnda, et Jumal hoidis käes kotitäit õnnistusi, mina aga kotitäit sõnnikuid. Ja kui ma oma kotist lahti lasksin, andis Jumal mulle asemele enda koti. Olin valmis ilmselt õigel ajal. Ma ei hoolinud enam ettekäänetest ega üksikasjadest, kuidas olin jõudnud sinna, kus ma nüüd olin.
Ma ei hoidnud oma juhtumist kramplikult kinni ega süüdistanud baktereid, viiruseid või hormoone, mis olid mu rivist välja viinud. Tahtsin lihtsalt näha, et kui mina olen sellest osa probleemist, siis kas olen ka osa lahendusest. Ikka veel pärivad inimesed minult, kuidas te küll teada saite, mismoodi ennast tervendada. Tõsi on see, et ma ei teadnudki, ent ma olin valmis andma oma osa ja proovima. Põdemine ei olnud minu süü, aga kui ma tahtsin terveneda, siis pidin ise selle eest vastutama. Pigistasin silmad kõvasti kinni ning lasksin toimuval oma soodu kulgeda, selle asemel, et oma tahtmist peale suruda. Niisuguseks pöördeks vajatakse tohutul hulgal vaprust, kuid tegelikult on igaüks selleks võimeline. Otsustasin, et mulle pole jäänud muud valikut, kui sügavalt uskuda seda, kuhu mind juhiti ning isegi nurjumise korral enda üle uhke olla. Ma ühtaegu nautisin seda teekonda ning lasksin sellel vabalt kulgeda. Selle tasakaalu saavutamine kuulub vist mu suurimate elusaavutuste tippu. Olin oma elutee osaline, kuid samas lasksin sel sekkumatult areneda ega seadnud mingeid ajapiire. Pärast niisugust mentaalset nihet muutus kõik kergemaks. Avanesin aegamööda just sellele, mida oli tarvis teha ning nimelt sel hetkel, kui see teoks pidi saama, lubasin millelgi ennast läbida ning usaldada protsessi, mis oli suurem kui mina ise. Sinugi rada hargneb sulle sobilikus tempos, näidates iga pusletükki just siis, kui see on valmis tervenema. See ei juhtu alati sel ajal, kui sina tahad, kuid juhtub siiski. Ülesanne on kaasa lüüa ja tegutseda, teades kindlalt, et sinu soov on juba täitumas. Igal hetkel, kui hirm ja kahtlus püüdsid minust võitu saada, süvenesin ma Ram Dassi sõnadesse. Keskendu oma kehale. Ja kui olin ühest kõhklushetkest üle saanud, siis tegin seda uuesti. Mõnikord komistasin minnes, kuid õppisin tundma uusi juurdepääsuteid oma energiasüsteemile ja võtsin kasutusele kõik võtted, mis minus äratundmist tekitasid. Mis äratundmist ei tekitanud, sellest loobusin. Suundusin positiivsest mõtlemisest kaugemale. Andsin veelgi kõrgema eesmärgi, positiivse enesetunde. Tegin seda, sukeldudes sügavale iseenda tumedasse teadmatusse, avastades kõike seda, mis enam minu jaoks ei toiminud. Uskumused, energia, emotsioonid ja mõttemudelid. Ning paljude katsete ja eksimuste, pisarate ja võiduhetkede kaudu tervendasin end oma olemuse tuumani, kasutades selleks ei midagi enamat peale oma seesmise teenäitaja. Ma polnud täiuslik, mitte sugugi, kuid tegin, mida suutsin ja nii sageli, kui see mul võimalik oli ja sellest piisas. Vähehaaval vabanesin sõnnikukotist ja sain kätte oma kotitäie õnnistust. Allergiad hääbusid, Epstein-Barri viirus kadus ning mu immuunsüsteem taastus, saades tugevaks ja külluslikuks jõuks, mida ei saa kuigi kergelt vapustada. Nii, nüüd on siis need peatükid loetud, aga päris esimese peatüki lõpuni on veel üks, aga täna ma rohkem lihtsalt ei jõua, et suu väsib nii ära. Ja suu hakkab hirmsasti kuivama, mida ma ei teadnud, et lugemise ajal sihuke asi toimub. Et järgmisel korral loeme ja siis on juba naised ka siin laivis, et saame ka mõtteid vahetada. Seni olen mina enda neid kogemusi ja mõtteid ja neid vahetanud, et mis kogemused minul nagu keha tervenemisega on toimunud. Aga siis selleks korraks kuulmiseni. Ja
kuulmine, järgmine lugemine siis toimub esmaspäeval. See on siis 8. detsember ja kell 5. Ja nüüd on salvestus ka olemas, et kes ei saa osaleda, siis on salvestus olemas. Tore, ilusat õhtut!